kas sa oled valmis kuulama uut lugu Võlusopi sõpradest? Jah? Pane palun meile like ja subscribe ära ja siis säti end mugavalt sisse. Siit tuleb Võlusopi 5. lugu. Siira ja äikesevihm. See algas ühel suveõhtul, kui suure tammepuu all oli eriti niiske ja soe. Õhk seisis paigal, nagu hoiaks hinge kinni. Linnud ei laulnud, küllap oli neil lõunapaus. Lastel oli puu kõrvale telk püsti pandud ja Ruuno parajasti askeldas seal sees. Siira ja Lumi istusid kahekesi tammepuu all ja Siira vaatas murelikult taevast. Miks on kõik nii vaikne? Sosistas ta. See on imelik vaikus. Lumi noogutas aeglaselt. Mõnikord just siis, kui kõik on liiga vaikne, on tunda, et midagi on tulemas. Ja oligi. Ootamatult hakkas müristama ja siis grau! Pikne lõi nii valjusti, et nad hüppasid ehmatusest. Siira kiljatas ja kargas otse Lumi külje alla peitu. Ma ei taha äikest, ma kardan. Ta hääl värises nagu väikse linnupoja tiivad. Ma vihkan müristamist, see on nagu taevas karjuks mu peale. Ruuno pistis pea telgist välja. Rahu, ma kohe näitan teile, kuidas äike töötab. Ta kadus hetkeks oma telki ja tuli peagi sealt välja ise tehtud skeemiga. Äike tekib siis, kui pilvedesse on kogunenud liiga palju elektrit, seletas Ruuno näpuga skeemi peal ringe tehes. See elekter ei suuda enam paigal püsida, ta hüppab taevast alla. Ja see ongi välk. Aga müristamine? Küsis Siira. Müristamine on lihtsalt heli, mis tekib, kui välk kuumutab õhku nii kiiresti, et see plahvatab lausa. Õhk liigub ja lainetab ja meie kuuleme seda grauh nina. Ta vaatas ringi ja lisas. Nii et tegelikult pole mitte midagi karta. See on lihtsalt teadus. Tänan sind, Ruuno, ütles Lumi. Aga mõnikord ei aita teadmine hirmu vastu. Hirm ei ela ainult peas, ta elab ka südames. Siira väristas end veel. Ta vaatas maha ja ütles. Aga kui ma räägin, et ma kardan, kas siis te mõtlete, et ma olen nõrk? Lumi puudutas õrnalt Siira kätt. Ei, Siira, mina arvan, et sa oled väga julge. Julge? Kordas Siira. Jaa, sest ainult väga julged oskavad öelda, mida nad tegelikult tunnevad. Peita on lihtne, aga teada ja jagada, see nõuab julgust. Nüüd oli taas kord kuulda müristamist ja selle peale kargas Ruuno püsti. Okei, me peaksime nüüd siit puu alt kaugemale minema. See ei ole päriselt turvaline. Nad kõik jooksid läbi vihma lähima varjualuseni. Vana kivist lauda, mille katus veel pidas. Seal oli kuiv, soe ja turvaline. Ning isegi kui Pikne kaugel müristas, olid nad koos ja see tegi hirmu väiksemaks. Lapsed märkasid lauda seinal Frederiku. Röövikuna peitsin ma end lehe alla, aga isegi mina tean, äikese ajal ei jääda puu alla, sest äike võib sinna sisse lüüa. Teate, kui ma veel röövik olin, ma kartsin liblikaks saada, ütles ta vaikselt.
kõik vaatasid teda üllatunult. Mõtle ise, sa muutud täielikult. Uus keha, tiivad, uus maailm. Aga ma rääkisin oma hirmust oma vana lehega. Ta oli küll kuiv, aga väga tark. Ja tead mis? See aitas. Mul hakkas kergem. Siira mõtles. Ta istus vaikselt ja kui järgmine mõristamine tuli, ta õpatas, aga seekord jäi paigale. Ma kardan ikka, ütles ta, aga see on okei, eks? Muidugi on, ütles Lumi. Ja me oleme sinuga, lisas Bruno. Ning pilv ei karju sinuga, ta lihtsalt räägib omal moel, ütles Frederik. Siis oli kuulda, kuidas õues hakkas vihma sadama. Oli tunda, et äike on möödunud. Lumi läks õue sooja vihma kätte ja ütles, pilvedel on kergem, sest nad said oma tunded välja lasta. Nad läksid kõik õue. Vihm oli järgi jäämas. Õhk oli selge ja värske. Ta ei hoidnud enam hinge kinni. Hirm võib tulla vaikselt ja ootamatult. Vahel ei aita isegi see, kui keegi seletab või lohutab, sest päriselt meie ise peame oma hirmule otsa vaatama, ise läbi minema. See ei tähenda, et me oleme üksi, aga see tähendab, et meis endis on rohkem jõudu, kui me vahel arvame. Just nii nagu Siira õppis. Ta vaatas oma hirmule otsa. Hirm ei kao, kui teda peita, aga kui julgeme teda vaadata vaikselt ja ausalt, siis leiame enda seest julguse, mida me ei teadnudki olemas olevat.